Ma arvan, et see nagu printsipiaalselt maailmas on minu meelest edasiviiv jõud on nii-öelda omandiõigus ja kindlus. Eesti on saanud tugevaks, Eesti sai ka peale nii-öelda taasiseseisvumist tugevaks siis, kui nii-öelda tekkisid ettevõtted olid omanikud tahtsid neid ettevõtteid arendada ja riik segas neid võimalikult vähe. Ja ma arvan, et see on täpselt samamoodi metsanduses ka, et meil on täna tekkinud niisugune riiklik arusaam või vähemalt mingisuguses grupis on tekkinud niisugune riiklik arusaam, et metsandus peab korraldama igasugused suunamudjad ja muidu arvajad on ju ametnikud. Siis kui on kellelgi on vaja poliitilist profiiti lõigata, siis kindlasti poliitikutel on kõvasti seal öelda. Aga tegelikult seda 80 aastast vaadet vaatab kõige paremini metsaomanik. Kelle mets on, kes potentsiaalselt elab seal või kes on professionaalne metsaomanik, kes vaatab seda pikemat plaani. See on kõige parem omanik. Tal on kõige parem teadmine oma metsast ja tal on kõige suurem motivatsioon seda metsa hästi kasvatada. Ja kogu see ülejäänud seltskond selle ümberringi peaks usaldama seda peremeest. Andma talle võimaluse, kindlasti peab seal olema mingi regulatsioon, aga ma arvan, et Eesti metsaseadus on täna kõige karmim metsaregulatsioon üldse Euroopas. Videosaate toob teieni Eesti Metsameister, parim partner erametsaomanikule, kes majandab metsa vastutustundlikult ja targalt. Iga raiutud puu asemele istutame 10 uut.